Ahoi kotkad, mis toimub siis? No mis siin ikka toimub? Ehitab jälle, saeb, teeb, möllab. Kairit hakkab värvima kohe. Boss puhkab siin. Kõik mugavused on, ainult et jäätise kokteili nüüd ei jäänud peale. On ja see on juba söödud või? Jah. Jah. No mis siis teeb? Hakkab kämpsale piirdelaudu nii-öelda värvima. Kairit hakkab värvima. Neid valmistab siin ette. Kuidas valmistab ette? Valmistab niimoodi, et teeme relakaga nii-öelda need nurgad, faasid ka relaka ja liftkettaga nagu üle. Et need piirdelauad on niisuguse koha peal seal nurgas ja niisugustel karvastel laudadel, noh, vaatame kohe, kipub olema vaata selliseid asju siin nurkades ja neid pindu keegi pärast näppu ei taha. Ehk siis teeb relakaga kõik need faasid üle. Loomulikult tedra relakaga, akuga relakaga, ma ei viitsi neid juhtmeid ju vedada. Ja siin ongi nüüd ette valmistatud juba Kairitile siis need lauad. Ja miks osad kitsamad on sellepärast, et siia tuleb ju see teine nii-öelda külje pealt vastu, kui nurga peal on. Ja ma tahan, et nad visuaalselt ühe laiused paistaks. Seega võtsin 2,5 sentimeetrit osadel maha. Ja loomulikult selle tööriistaga, mis meile siis kingiti, et suured tänud jälle veel kord Silverile ja sellega nüüd jube hea niisugust tööd teha, igasugust asja lõhki ajada. Ja siis, mis siis veel? Lähme korra sinna kämpsa juurde. Algul ei olnud nii plaanis, aga me ei hakka seda kämpsa nagu päris nagu maja ka tegema, nii keeruliseks ajama. Seega mõte oli see, et siia tuulekasti ei teegi, aretab siit kuidagi teistmoodi. See tähendab seda, et need otsad seal ka nagu, noh, võib-olla tõmbab samamoodi nagu sellel varjualusel seal all nurgad niimoodi maha, et otsast ei saa nii palju tuult, sest sealt poolt tuleb hästi palju tuult kogu aeg. Ja teeb siukse süsteema, et läheb lauaga sinna sarikate vahele üles ja välja. Siis tekib muidugi siin üks teema jälle, et siin oli ju ka, et ma panin ju alla näriliste jaoks ühe võrgumoodi asja. Et aga selle lahendab kuidagi, mul paar mõtet on, aga seda saab hiljem veel mõelda, see hetkel ei takista see lauapanek seda, et on ka olemas juba võrk. No see peab nüüd kinni ka putuka, siuke alumiiniumvõrk, millega saab siuksed kohad kinni panna, kus siis mingisugune elukas võib sisse ronida. Ja tegelikult on siin ka üks koht veel, kust elukas võib sisse ronida. Et kui ma panengi selle piirdelaua siia, näed, ta tuleb siit august, ta mahub siit väiksem hiir. Ja tuleb siis sisse siit. Et miks mul jäid need vahed siia? Ma ei tea, kas ma rääkisin mõnes videos või mitte, et mul oli nii täpselt lauamõõtudega jagus välja arvestatud, et mul põhimõtteliselt jääki ei jäänudki. Ja piirdelaud ilusti tuleb nii, katab selle vahe ära, seda vahe hiljem näha ei jää, aga kui nüüd siit vahelt ronib hiir sisse, siis ta saab sinna vahele. Vot see on, aga selle lahendab täpselt sellesama sellega, seda näha ei jää. Ehk siis paneb selle sama võrgu siia, see on hästi lihtsasti muljutav võrk niimoodi, sükene, noh, paindub, voolid nagu vaja. Et paneb selle võrgu ka siia peale ja muljub pöidlega siis need kohad nii-öelda sisse, et siis siit ei saa hiir vahele. No mõte on selline, täpselt sellist asja ma pole kunagi teinud, aga jah, küll see tehtav on. Jah, võt just sükene mõte ja siin samamoodi, et lõikab kiilu selle ülemise laua ja noh, siis tulevad need piirdetükid siia, täpselt õige mõõduga tuleb jälle saagida, et siis siit jälle laud vastu tuleb, aga noh, kes ehitaja ei ole, see võib-olla ei saa täpselt aru, mis ma siin seletan praegu, kes ehitaja on, see juba ammu saab aru, on ju, kuidas asjad käivad, nii et eks me siin töö käigus näitame, kuidas siis see asi tuleb. Ja nii palju siis selle laua värvimisest. Täna on küll järgmine päev, ühe kihi me jõudsime juba värvida krundiga üle need piirdelauad. Aga nüüd, nagu ikka jälle meil see ilm on siin, hakkas sadama jälle. Nibin-nabin ennem sadu jõudsin veel nüüd selle ka lõpuks siia peale. Et vaat seda sama materjali oli
ei tea, mis ta nimi praegu on, aga ma olen paar korda seda ennem ka pannud, aga siin oli eelmise peremehe mingid jäägid olid järgi jäänud, et sai see siis siia pandud ja silikooniga, mis olemas oli, valge silikooniga see serv kinni, et kui vesi seina pealt tuleb, siis siia peale ja alla. Ja siin tegelikult ei pannudki putukavõrku. Et said need vahed, mis vahel olid, siis ka krundiga üle, rohkem pole siin vaja. Lihtsalt liist peale, et iir läbi ei lähe. Nüüd tulevad need piirdelauad, et kõik niisugused praad said tehtud hoopis niimoodi, et ma mõtlesin, ma ei hakka raiskama seda võrku, et selle võrguga ma pean tegema siit ülevalt need niisugused kohad veel ära ja niisugused strateegilisemad kohad. Et vaatame. Vahet pole kuidas, peaasi, et nagu toimiks. Ja mis siis teeb? Mis siis teeb? Ma ei teagi nüüd. Jälle vihma sajab ja ma siin vahelduva eduga teen jälle arvutis ka asju. Praegu käib visiitkaartide disainimine, sest et mitu korda on tulnud ette sükest olukorda, kus tuleb inimestega kuskil jutuks. Et vaata niisugust asja teeme ja kalastuslaagrid ja värgid ja kõik ja siis inimesed nagu unustavad ära selle jutu, mis ma räägin. Et siis ongi vaja anda mingisugune paberilipakas ehk siis visiitkaart kohe inimesele näppu ja siis ta kodus siis saab, ma ei tea, vaadata siis neid andmeid sealt pealt, et kus veebileht, mis kõik, et nagu jah, selle mõttega, et äkki ka, mingi 17 € maksab ju ainult 100 tükki, et siis tasub ikka sellised asjad tänapäeval ka teha, jah. Et täna nüüd tööd ei teegi rohkem, et pidin jõudma need piirded ära sinna, need aknapiirded ja nurkadesse piirdelauad ja asjad, aga ei jõudnud sellepärast, et sadas jälle terve see aeg, värvida ei saanud lõpuni ja nüüd on juba see, et poisid on siin ja Keiul on täna siis lasteaia lõpupidu. Ehk siis siin tuleb väike istumine, saigi külmetuskapsi alla toodud, seal on toidud, värgid sees, eks lähevad ka mõned õlled sinna. Ja meil on nüüd aega Raunoga 2 tunnikest paadiga peale minna. Ehk siis teeme natuke kalapüüki ka vahele. Rauno sai tegelikult siin juba paar hästi suurt labidat jälle ilma sisse söötmata. Aga see üks auk on siin mul, kus on aeg-ajalt sööta loobitud. Ikka selline hea auk, kus nad tulevad siis kohale need särjed. Ja ikka neid roolabidaid on siin palju. Jälle niisugused. Mul siin ju kilo. 400 pluss grammi särjed paar tükki. Ta püüdis tegelikult elus sööta, aga tulid sellised suured jurakad. Ja. Aga midagi, lähme paadiga peale. Mul praegu mikrofoni jälle küljes ei ole. Nagu aru saate, on heli kehvem. Ma ei hakanud selle sissejuhatuse jaoks siin tegema. Et mul läheb see kaamera ju siia kruvi külge ja kui ma nüüd läks vee peal püüan augi või midagi, siis mul mikrit nagu taga ei ole. Aga ma arvan, et see heli ei ole üldse nii hull. Ega ilma mikrita lähedalt rääkides, et siis teate, miks vahepeal ei ole võib-olla heli nii hea, nagu vahepeal selle mikriga on, et ma alati kogu aeg seda mikrit ei kasuta ka. Ja võtsime kaasa ka looma. Las harjub ka paadiga sõitma, et on vähe põnevam. Ja lähmegi peale nüüd, et Rauno pani siin unna ka sisse praegu ühe ja vaatame äkki siin ka, kus Keirol eelmine kord laagrist tuli, et äkki siin tuleb veel mingi hauk siin soppis katsa. Kindlasti neid siin sees on. Hullult kalda pääsukesi siin lendab praegu ja need on siin aukudesse sisse ja välja, vist on pojad praegu jõhker, massiliselt liiguvad. Kui me siia kohta tulime, siis me sügisel ju tulime, me ei näinud sihukest asja. Aga nüüd on näha, kuidas augud on pesasi täis, lendavad edasi tagasi, vee pealt püüavad ja õhust püüavad putukad. Pidevalt võtavad vee pealt ka. Ja. Sõidame maksimumkäiguga tagasi, et ei hoiagi lanti veest praegu. Et jah, lanti hauk täna ei söö ja natukene nagu aru saada ka, et nüüd on nii meeletud paduvihm oli öö läbi ja päeval veel ka ja hommikul, et vesi on nii sogane, igalt poolt kalda pealt niredest voolab sükest mudadet lihtsalt konkreetselt jõkke, et üks asi, see haug ei näegi lihtsalt seda lanti praegu, et tuleb oodata, kuni see suur vesi jälle natuke madalamaks läheb. Ja, aga und on sees meil seal sopis ja seal võib üht-teist toimuda ja Rauno hakkab siin neid proolabidaid edasi proovima, söödab sisse, võib-olla tuleb linast ka alla
eks vaatame, me seda Keiu lõpupidu nii-öelda peame seal selle kõrval, ju seal Sopi kõrval kohe, seal välivarju aluses, et seal on võimalus, et jah, teeme 2 ühes, nagu püüame kala ja meil tuleb külalisi veel juurde, et inimesi tuleb veel juurde, et jah, kõik siis vaatame, mis teeme. Igal juhul ehitama täna ei hakka. Aga täna siis hakkab pidustused all läbi, Keiu pidustused hakkab siis tegelema selle kämpsavärgiga edasi. Aga vaatame korra jõe äärde ka, et mis siin toimunud on. Siin on vahepeal meeletult sadanud. See on nüüd see tagumine koht, kus meil see tonkatamise koht oli. Siin on kõik hullult vee all ja nii kõrget vett pole mina siin veel näinud. Kevadel ka ei olnud, et siin on nii jõhkralt sadanud lihtsalt. Siit ei näe, aga kõik see on ka vee all. Lihtsalt hein on nii palju kõrgem, et seda vett ei näe siin. Aga siia ligi ei saakski kuiva jalaga. Vesi voolab juba siit läbi. No. Ja kohe vaatame siis sinna ka, mis meil seal nii-öelda Sopis toimub. See on lihtsalt hullu maja, mis vesi on. Ja siis, kui Sopis oleme vaadanud, vaatame siia vahele veel selle ka, et kuidas meil see Vagla farmis nüüd on. Et nüüd on sellest, kui me Postiga kalastuslaagris sinna särge juurde panime, natukene aega möödas ja seal peaks olema uued tüübid juba tekkinud, ma loodan. Aga noh, seda me vaatame siis ka. Ja. Jõuame nüüd siia Vagla farmi, vaatame, mis elu siin siis on. Et all righty. Päris jõhkralt on neid satikaid siin. Aga Risto hoiab korra. Aga ma võtan alla, siis saab Risto ka näha. Aga Vaklama ei näe, kas pole veel tekkinud piisavalt. Vaatame kohe sinna kasti sisse korra. Ahah. Raisamatjad. Üks kukkus patilt. Et ei ole jah veel. Ikka need raisajurakad söövad ära. Liiga palju siin asju. Praegu Vakla ei näe veel. Võib-olla ikkagist peame viskama siis jah. Nagu siin kommentaarides on tulnud ka soovitusi, mingid muud pläusti ka, võib-olla mida need Vaglad, need ei taha, mida need raisamatjad ei taha, võib-olla siis peksaks mõne muna siia peale puruks veel ja midagi. Ühesõnaga, ei taha hoovi ka seda haisema, aga siin metsal tundub, et on nii jõhkralt neid raisamatjaid, et noh, pole midagi teha. Ühesõnaga, eelmine kord tuli särjest küll ja noos, aga nüüd viskame midagi veel juurde siis siia ikkagist, et vaatame, kuidas siis see asi toimib, et jah. Siit Vagla farmi juures tulles Risto avastas, et on värskelt kraabitud keegi. Et huvitav, kes see kraabib seda sipelgapesa siin niimoodi puruks lõhub. Et kes meil siin liiguvad kõige rohkem, mägrad ja rebane ja et kas need kraabivad siis sipelgapesasi ka niimoodi, sealt üritavad midagi saada või? Et see on kummaline. Et meie kassid vaevalt sinna ronivad enne kraapima või koer. Et ei tea jah, et kui keegi teab, kes see niimoodi sipelgapesasi rüüstab, loomadest võib ka kirjutada, äkki keegi sööb, tahab neid mune saada sealt või midagi või. Võt ei tea, aga nüüd need üleujutatud alasi pidime veel vaatama. Siin on ka kõik täiega vee all. Ja nüüd lähme vaatame sinna meie Sopi juurde ka, et kuidas seal siis selle vee tasemega on. Tuleme siit Koopa suu pealt praegu ja see on niimoodi, et siit ei saa möödagi oma sellest. Me ei saa siit nagu normaalselt minnagi, ei saa vaata seda No kohe näitame, kuhu maani muidu vesi oli. Et siin on jõhker. Me ei saa siin näed, paat oli siin nüüd täiesti pikalt kuiva peal ja nüüd on siin niimoodi. Tagaots on juba vees. Muidu oli veepiir kuskil, siit just pani, see mulks vist jäi näha ka, miski läksid. Muidu oli sinna, kus mul see rohupiir on. Ja selle koha peal on juba päris sügav praegu, et see nagu kõrguse mõttes see vesi on tõusnud. Ma ei teagi, ei oskagi mõõta nagu seda. Aga meil siin paar sükest märki on, mille järgi vaadata. Siin ka jõhker koer juba eile tallas.
siin on ju see meie püügikoht siin tünni kõrval on ju, ja sinnani oli ju rohuni, oli ju kuiv. Siin on nii jõhkralt tõusnud see asi. Ja näed, siin immitseb maa seest veel. Kõik, mis siit kõrgelt ülevalt maa sisse vajub kallaku peale, siit tuleb välja nagu. Et siin on jõhker, kus on sadanud. Ja kõige kaugem nii-öelda vesi, mis mina siin näinud olen, on olnud siis, siin oli see, noh, umbes nii oligi. Et selle mingi toruni oli see vesi, aga siit toru juurest on 10 senti sügav juba, ehk siis ta on 10 senti veel kõrgem, ta on juba siia poole. Aga mis on sellega hea, mis siin juba eile ka korjasime jõhkralt, on see, et ta ajab ussid maa seest välja, vaata. Siin igal pool on ussid, mis siit pinnase seest välja tulevad siin ääres. Me saame ilusaid suuri ussisid korjata. Eile ka juba Rauno ja sõber Henrik siin korjasid neid hea koguse. No vot, aga okei, sellest veetasemest praegu küll, et eks hakkame vaatama nüüd tööasju ka. Ja nüüd on teada, kes siin selle sipelga pesa kallal ka laamendas arvatavasti. Sellepärast, et ma võtsin kaamerast, selle laku kivi juures olevast kaamerast kaardi välja siin videotöötluse vahepeale ja avastasin, et meil oli siin käinud seakari. Et kui me nüüd õigesti lugesime kokku 6 suurt siga. Ja nüüd ma tulin siia tagasi vaatama, ma ennem ei osanud niimoodi vaadata, et kas on ka mingisuguseid suuremaid tegevusjälgi peale selle sipelgapesa laamendamise. Et kas siin mõni, kõige lollim on see, et nüüd ju mitu päeva sadas, et see vihm, tugev vihm on siin ka kustutanud jälgi ja aga midagi võiks ju leida. Mingid jälgi ja näha oli, seisid siin ja lakkusid siin seda ja aga ei ole näha. Mingit tallamise jälgi ja sonkimist rohkem nagu kuskil ei näe. Ma ei tea. Või siin on nagu natuke tuhnitud või? Veitsa vist on. Ja, aga võib-olla sealpool, võib-olla tulivad siit või. Ei saa aru praegu. Mingid liikumisega tegevusjälgi nagu rohkem praegu ei pane tähele. Kas siis olid mööda jooksul lihtsalt või? Avastasid selle laku kivi, lakkusid oma isu täis ja panid jooksuga edasi kuskile või ei tea. Ühesõnaga siin ei näe, aga noh, nüüd on nagu need rajad paremini näha. Siit on vist läheb üks nende rada, et siit nad on vist tulnud. Siin nagu tallamise jälgi ei näe nii, et ajame natuke jälgi, vaatame, mis siin all paistab, kas siin on kuskilt tuhnitud või. Aga siit on nagu siuke rada küll, et siit nüüd selle taimestikuga on paremini näha neid radasid. Teine asi talvel on näha, aga noh, vaatame natukene, kus siit nad võisid tulla. Et kuskilt nad peavad siia saama ka, siin on nüüd väga tihe võss sees. Et ma arvan, et üle põllu sealt kuidagi tulid ja kuskilt siit alla, aga jah, tegevus jälgi rohkem kuskil ei näe. Aga ega midagi, mis ma siin neist sigadest ajan taga, et mul ei ole praegu aega siin rohkem ajada seda jälge. Et ma lähen nüüd ja hakkan siis kämpsalaudade ja asjadega edasi tegelema. No nii, jookseme jälle siin ajaga võidu. Tegelikult peaks juba sadama. Taevas on ka selline, õnneks veel ei saja. Et siin nurkade panek käib, siis lõpuks tekkis ikkagist kuiv moment, kus jah, sai siin veel paar lauda värvitud ja
Ja siis ongi nüüd siin niimoodi, et see nurk on nagu võrdselt. Et siit on siis see 7,5, seda vahekohta võib-olla väga ei näegi, sest et pragu sai ka täis värvitud. Ja siin on siis see 10. Niimoodi praegu läheb siis niimoodi. Ja selle ülevalt sellega siis ma veel mõtlen selle lahenduse. Vaat siia mul ei ole veel tegelikult neid vahele pandud veel. Neid kollasid ja siin ma pean muidugi voolu vedama ka. Päris voolu nüüd, mitte pikendusega, nagu mul siin on. Ja teeb välisnurgad ära. Mul on veel 2 välisnurka teha ja siis jätkab siin, sest et siin sai tegelikult need juba siia ukse kõrvale ka ära. Et siia tuleb nüüd samamoodi see laud peale ja ma mõtlen, et kuidas ma selle ülemise otsa lahendan, et kas ma teen täpselt nurgaga või teen nii, nagu mõnes kohas on tehtud, et natukene nagu üle selle laua. Ma võib-olla teengi niimoodi, et teen üle selle laua natuke nagu disaini värki ka. Aga siinpool jah, siinpool said need lauad juba peaaegu üles ära. Ja kui nüüd seda võrku paneb siia hiljem, siis mul on juba mõte ka selle võrgu kohta, et seda putukavõrgu kohta, aga seda ma see osa ei näita. Et praegu nüüd paneb selle tagumise nurga veel ära, mis siin ka esimesena võib vihma saada, kui jõuab ennem vihma. Ja siis need sisemised nurgad siin, mis siin katuse all juba on ja see ukse ja akna piirded, need saab panna ka vihmaga. Ehk siis kiiresti selle välisnurga veel ära, aga ma nüüd rohkem ei seleta praegu, pärast näitame, kuidas siis jäi. Noh, hakkas juba nii-öelda vesi alla vajuma. Ma vaatasin täna hommikul sealt, oli juba tagasi tõmmanud veits. Aga nüüd niimoodi jälle tuleb siit tuulega siia katuse jälle ka ja et selle aasta kevad siis selline, aga noh, hea küll, mis sellest ilmast, et nüüd need piirded on nüüd igal pool nii-öelda peal. Ja noh, siia tuleb veel aknalaud ka. Et teeb selle süsteemiga siiski, mul ei olnud aknalauda olemas, selle ma tean, keegi kindlasti kommenteerib jälle, et tegelikult käib see aknaplekk nii-öelda servaga ju selle piirdelaua taha. Jah, tehakse mitut moodi, et on niimoodi, aga võib ka niimoodi, et paned lihtsalt siia vasta üles keeratud servaga ja silikooniga kinni ja et mina teen praegu siin niimoodi, sest et siiski siia aknani väga nagu seda jama ei tule, vihma vähemalt ei tule, talvel lund küll tuiskab siia, niisugune kergem lumi tuleb tuulega. Et ma panen aknapleki pärast ja ei juhtu midagi hullu sellest ja siis noh, nurgad on valmis ja ukse ümbert ka ja tegingi selle süsteema ikkagist, et ta jääb niimoodi, jäävad otsad üle ja noh, väljast ka jõudsin ennem seda suurt sadu viimase nurga ka sealt tagant ja nüüd siis mõtleb jälle mingeid tubaseid tegevusi. Et noh, jäi küll puudu natukene, et alt peab jätkama, et see tükk on puudu ja ühe koha peal on veel väike jupp puudu, aga neid hiljem näha ei jää. Need on niisuguse koha peal, kust noh, ütleme, et ei näe. Jah. Aga selleks videoks kõik, et ma vahepeal kindlasti panen siis need siit ülesse ka ära ja lahendan selle serva ära, sest mul on need plekid ka siia olemas. Et teen selle asja ka vahepeal ära, aga mitte täna. Et sellesse videosse see värk ei mahu, et mul on siin olemas need plekid ja värgid kõik, aga no selleks tuleb muidugi vähemalt üks laud sinna ülesse panna ikkagist, et need plekid on olemas. Et jah, noh nüüd need asjad, millest on juba mitu videot räägitud, vihmase ilma toimetused, ehk siis tõenäoliselt mul vaja korra käin räpinas ära, võtan ühe paki välja ja siis siin nüüd õhtupoole hakkan nokitsema siis selle tõenäoliselt siin töökojas sees natukene koristama. Et väljas midagi ju teha ei anna, kuigi ma olen tahtnud jah, hästi palju väljas teha ära, et lõpuks siis need kämpsid ja asjad ja kõik oleks nagu viisakad ja ilusad ja kliendi jaoks siis lõpuks valmis. Aga noh, ei saa väljas teha lihtsalt. Muidu oleks võinud hakata panema juba seda lauda ja plekiservasi üles, sest et need otsad siin ju saavad ju ka vihma igal pool. Et see üks laud tuleb sinna serva vähemalt panna, ära värvida ja siis see plekk kinni, isegi kui ta siit alt jääb niimoodi lahti, et tuulekasti ei tee, siis need servad peab ära tegema. Ja tegelikult tuleb üks hetk hakata tegelema ka selle nii-öelda
asjadega, mis on juba olemas, aga mis ma ei taha, et ära mädanevad, nagu näiteks siin vanal kämpsal samamoodi. Ja siit tuleks need plekid panna, sest noh, näed, see laud saab kogu aeg siit vett ja see ei ole nagu hea. Et tuleb siia ka hakata mõtlema, ennem kui see vana asi täitsa ära siin mädaneb, aga noh, see on kõik tuleviku muusika. Esialgu teeme ta jälle ühe sükse samasuguse värviga üle ja jääb ta niimoodi. Aga hea küll, jäin liiga pikalt jutustama. Selleks videoks kõik. Subscribe ja like ja värgid ja vaadake, kas on ka võimalus premiumiga liituda meie toetuseks. Seal on ka mõningaid videosid, siis tuleb iga natukese aja tagant ja kerige magamakratid ja davai, näeme järgmises.